ja millised graatsilised liigutused, millised hüpped. Jaan Roose vaatab silmi. Oi, ja näete, kohe selle kommentaari peale läksab jalg maha ja Kardinat, kes siis. Ja näete, mis tegi Oliver. Sellised hüpped, sellised kardinalised, on ka Oliver, mis oli noormees, kes tuli siia kohtusega. Ja tuli juba Klaare Talga lihemet pidas ja seda kületi olima. Kuidas lahene kokkuma. Kas need lähevad õige, läks hüpe? Jaa. Läbi sõõrikute. Samuti ülest. Ja nüüd siis oluline koht ehk kuidas käib see Ruubiku kokku. Marek ja Riki Taavi siis, nagu öeldud, Riki Taavi lühikestes pükstes, Marek pikkades pükstes, mõlemad sinise särgiga. Proovime selle kokku saada, selle Ruubiku. Ei ole midagi nii lihtne. Näeb kena välja küll see teemalt. Mõtleks ise, et pane see kolme tükiga tükk sinna ja see, mis on natuke risti, pane see sinna ja sellest nüüd oleneb. Pealtvaatajad, kes on külje talul ette, otse loomulikult võite kaasa õpetada, kommenteerida, pane see sinnapoole või tännapoole, näete nüüd, mis Taavil juhtus. Kogu see läks ümber. Näete, Riki Taavil ka väikene segadus siin on, eks see segadus tekib, kui sa näed esimest korda sükest Ruubikut ja pole sellega varem tegelema pidanud. Nii, nüüd löödi see kõik laiali. Teistel võistlejatel siin hea vaadata, et mis siis ees ootab. Milline on taktika, kuidas liigutakse edasi. No ei tule päris täpseltki, noh. Vaatad justkui on ja samas ei ole. Nii et on seal segadus kõvasti ja Riki Taavi oli see, kes jõudis esimesena selle Ruubiku kokku panna. Suurepärane töö, Riki Taavi, õnnitleme sind, et oled jõudnud järgmisesse raundi. Tudengipäevad 2025 olid siis sellised, täna on siis ainult 6-7 kraadi sooja ja 2 nädalat tagasi sisuliselt sai päikest võtta. Aga jah, mulle ei tee muret see, vaid muret teeb hoopis see, et see sama seltskond või väheke teine seltskond, aga ühesõnaga tudengid hakkavad ju homme juba veeses möllama, paadiralli on homme, nii et kui sa ei ole varem näinud, siis tule Tartusse ja viska pilk peale, et päris äge elamus igal juhul.